Tere, head rallisõbrad! Betsafe on toonud rallikurud selleks nädalaks ei kuhugile mujale kui Auto24 ringile ja loomulikult saab siin kiiresti autodega sõita. Ja kuna me siin täna juba oleme, siis nagu teatriski, kui püss on laval, siis lõpuks see pauku teeb ja me paneme ka täna autot käima. Karl loomulikult näitab ette, kuidas autoga kiiresti sõita ja mina proovin siis natukene lõõtsutada tema tempos, et saada ka aru, kuidas see kiiresti sõit välja näeb. Aga me räägime ka Walesi rallist ja meid ootab see ees. 17 punkti on MM-sarjas Oti edu jätkuvalt ka pärast seda õnnetut Türgit ja korraks, tere Karl kõigepealt. Tere! Tuleme tagasi selle Türgi juurde ja seletame hästi lihtsalt ära, mis asi on ECU ja kuidas see sai Toyotal jälle õhtule minna. ECU on väga lihtne asi. ECU on Engine Control Unit või siis teisisõnu ta võib olla ka Electronic Control Unit ja neid on autos on tegelikult mitmeid, mis siis juhivad kogu seda autoprotsessi, alustades kojameestest lõpetades nii-öelda valgustite ja tegelikult just selle mootori juhtimisega, et kui palju ta saab hapnikku ja kütust peale, et see toimuks ja toimiks maksimaalselt, siis sellel korral see sai kahjuks saatuslikuks just selle pärast, et see oli lihtsalt lakkes töötamast, et seal on sees nagu emaplaat, mis kogu seda elektroonikat autos juhib, et kui me just olime eelmises saates Momos, kus jooksis nagu üks elektrijuhe ja üks nagu bensujuhe, mis panid selle mootori tööle ja kui see mootor tööle ei läinud, et siis kummaski nendest pidi viga olema või siis oli nagu asi õhtul, siis tänapäevaks on see ikkagi päris palju keerulisem. Sõitjatel seda ise vahetada on tegelikult täiesti reaalne ja võimalik. Ometi nad seda ei teinud ja põhjus lihtne, neil polnud seda kaasas. Kui tavaline see on, et see võetakse katsele kaasa? Kui mina sõitsin, mul oli see ikka kõik aeg autos. Oli üks varuaju, mis sa said siis ka ära muuta, et kui mingi mure või elektrooniline viga autol oli, mis tuli ka ikkagi, alati tuleb ette, sellepärast vibratsioon, tolm ja kõik see mõjutab ka elektroonikat päris palju, siis seal on 3 suurt klemmi põhimõtteliselt, ajud on ka nagu lõpuks erinevad, aga need suured klemmid, et sa selle aju vahetad ära circa 20 sekundiga, et sealt nagu suurt muret ei ole. Aga peab just tõdema seda, et mehed sõidavad tegelikult tiitli peale ja et iga kokku hoitud kilo on nende jaoks nagu pluss. Ja ECU ongi enam-vähem selline kilone pauk. Ja ECU ongi selline enam-vähem kilone pauk, et mida vähem asju sa autosse kaasa võtad, seda paremini ja seda lähemal sa oled sellele nii-enda miinimumkaalule selles autos. Aga ütleme, et sa peadki tegema neid kompromisse, et milline asi tasuks kindlasti kaasa võtta ja eks see aju probleem arvatavasti arvata, et on nagu lõplikult lahendatud, aga eks mures ja vigu tuleb ikka ette ja seda kahjuks seekord ei osanud ette näha ja tegelikult on nagu väga kurb, et nii loll asi tegelikult lõpetas ära väga mõistliku sõidu. Kui tihti me seda tegelikult räägime siin sinuga koos, et see loll asi ja see loll asi ja see loll asi. Ehk et Ott ja Martin tegelikult, me kõik saame aru, oleksid juba maailmameistrid, kui tehnilisi probleeme ei oleks nii palju, kui need Toyotal on. Põhimõtteliselt kõik, mis on saanud juhtuda tehnikaga Toyotal, on juhtunud või on meil veel mingid asju, mis võiksid üllatada, mis veel ei ole juhtunud Toyotal? No ma loodan, et ei ole, aga kõik on võimalik, aga tehnilistes mõtetes ma ütlen, jah, kõik on juhtunud. Ehk et nüüd on kõik juhtunud. Nüüd, kui ECU ka läksid, siis nüüd on kõik juhtunud. Nüüd on kõik juhtunud. Ehk kui rattad alt ära ei tule nagu omal ajal Markus Grönholmil ja Peugeot, siis võiks täitsa lõpuni tulla mõne ralli. No jah, me enne just saadet korra nagu rääkisin oma ühte ajalugu, kus ma 2010 juhtisin Suzukiga ETVRC-ga ikka mitme minutiga ja viimasel katsel 5 kilomeetrit enne lõppu järsku vaatasin, ratas pani mööda must ja siis ma sain aru, et tikkpoldid olid puruks läinud ja ei midagi teha. Et selline asi võib ka veel juhtuda, et loodetavasti seda ei tule. See juhtus sul ka tegelikult Walesis ja sa oled sõitnud Walesis 3 korda, nii et meil on mees, kes tegelikult seda Walesi asja tunneb päris hästi. Esimesed testid, me räägime seda juttu siin Auto24 ringil suhteliselt varajases faasis jälle, aga esimesed testid on nüüd mehed juba Walesis teinud ja mis selle aasta hetke seisuga on teistmoodi, kardinaalselt teistmoodi, Walesis teed tolmavad. Ja see ei ole nagu Walesi ralli, päris Walesi ralli nime all ei saa olla, kui teed tolmavad. No ta päris Walesi kategooriasse ei kukuks jah, et alati on mingi päev vihma ikkagi oodata, mingi öö või mingi hommik udu ja selline asi peab seal olema. Üldjuhul Walesi sõidetakse ka pimedas, see aasta sõidetakse ka ühte katset vähemalt pimedas. Ja ütleme nii, et Walesis on veel väga palju omapäraseid selliseid aedu ja poste ja puid ja kraave ja seal on ja mingid lõigud on sellised natukene libedad, et Wales võib-olla kõige rohkem sarnaneb isegi Saaremaale pinnaselt ja nii-öelda stiililt ja kiiruselt, küll aga ta on lihtsalt mägedes ja Walesi mägedes. Ehk see sobiks ideaalselt Otile ja Martinile, kui oleks Walesi tavatingimused. Kes
Sinu hinnangul täna tippkonkurentsi meestest ootab, et jääks ilm selliseks, et päike paistab ja teed olma? Ma arvan, et tippmeeskondadest ootavad seda kindlasti Citroen ja tegelikult ka Hyundai. Et nende jaoks on see, et nende pidamine on parem, kui on natukene rohkem pidamist teel ja kui nad pidamist saavad teelt, siis see nii-öelda väljendub ka nende ajas, kui kiiresti nad sõidavad, aga no ütleme nii, et lõpuks kõik ootavad oma sellest asjast. Ühtepidi, kui sa esimesena rajale lähed, sa tahaksid natukene vihma saada. Selle peale, et esimesena on kõige parem minna ja siis läheb järjest nagu libedamaks tahapool. Et võib-olla Ogier tahaks just nagu niisugust semi asja sinna saada vahele esimeseks päevaks, ülejäänud päevad võiksid kuivad olla. Eks kõik teevad oma vihmatantsu omal ajal ja kes jääb peale, seda näitab meile ralli ise. Seda näitab meil ralli ise ja ralli on tõepoolest nii-öelda oodatud sündmus see aasta Walesis eriti, sest et väidetavalt piletimüük on rekordtempos minemas ja on ka põhjust. 90 punkti on täna veel laual maksimumil saada. 3 rallit Wales, Kataloonia ja Austraalia ning 17 punkti siis Oti edu hetkel Ogieri ees. No ütleme, et Neuville vaikselt hakkab ikkagi nii-öelda sellest rongist maha jääma. Nüüd peaks ikka midagi väga kardinaalselt juhtuma, et ta veel tuleks ka küsijate hulka. No, peaks juhtuma mõlemiga, Ogieri kui Otiga. No hetkel tegelikult on ikkagi 90 punkti laual. Kõik on veel võimalik ja kõike võib juhtuda. Ja no nii palju kõikidel nendel 3 mehel on ainult üks eesmärk, ma arvan, et nad peavad tulema lõpuni maksimaalsete punktidega, et sellist katkestamist enam nagu oli Thierryl oli Tšiilis või nüüd Otil oli tegelikult Türgis, et sellist enam üldse lubada ei saa. Ja kõige hullem on see, kui sa katkestad ikka lõplikult ralli, et sa ei saa Powerilt ka enam nii-öelda punkte võtta. Et selle peale see pinge on nüüd aasta jooksul on seda ehitatud nii palju, et see on jõudnud nüüd sellesse punkti, et ma arvan, et see on päris suur. Sebastian Ogier näeb ikka kõvasti vaeva. Eelmine aasta ta tegelikult nägi väga palju vaeva oma tiitli nimel. Ta suutis selle lõpuks ära päästa. Sellel aastal, ütleme, et konkurents, Oti seis on ka veel parem. Eelmine aasta Ott näitas ikkagi väga hästi, et Inglismaal temale vastast ei olnud ja Ogier ütles ka selle peale, et isegi nagu puhta sõiduga Oti vastu ei oleks olnud mitte mingit šanssi. Ei ole ka see aasta. Oleme kindlad, see aasta ka ei ole tal puhta sõiduga Oti vastu mingit šanssi, see on päris selge. Aga päris huvitav tegelikult võistlejate startlist on seal. Kui ütleme R5 hulgas on meil Hayden Paddon, ütleme hetkeseisuga, et on, kui ta nüüd jälle testil midagi untsu ei keera. Solbergid, vanamees ja poeg tulevad peale omavahel mõõtu võtma, mis on kahtlemata huvitav vaadata. Ja samade autodega ka. Ja siis loomulikult tere tulemast tagasi suurte meeste hulka, ehk siis Elvin Evans on oma seljaprobleemidest, mis ta siin Rally Estonial sai, üle saanud ja no Evans igal juhul oma koduteedel on kaarte segamas. Jah, no Evans võib-olla isegi kõige suurem risk Inglismaal, et ta praegu on päris palju sõitnud just R5-ga ringi, testinud neid ja võib-olla nii-öelda arendanud seda autot natukene järgi ja nii-öelda sisse elanud järjest ennast sinna nagu rallimaailma tagasi. Et no, kui sul ikkagi arstiluba sõita, et siis sa tegelikult ei saa üldse sõita. Ja ütleme nii, et see, nagu sa ütlesid Eideni kohta, et noh, ta peab ralli starti jõudma, see on nagu ka ühtepidi õige, et kõik peavad starti jõudma, eriti kes tulevad nii-öelda nagu väiksema meeskonnaga, et ennem sa stardis ei ole, kui sa poodiumilt üle ei ole läinud, aga noh, seal võib ka kõike juhtuda. Ja ütleme nii, et Elvin on kindlasti favoriit sellepärast, et siis, kui ilma keerab ära, hakkab vihma sadama, udu tekib ja kõik asjad kokku, siis vaata, kuidas see mees hakkab lendama. See vend paneb, ma ei tea, mis infrapunavalguse pealt, aga veel siis pimedas mägedes kitside vahel sündinud, et see väga hästi leiab oma tee üles. Ja üks mees veel, kellest me saaksime öelda, kes võib-olla hakkab ikkagi aitama Thierry Neuville'i mingil hetkel, on Andres Mikkelsen, kes on seal põhimõtteliselt autoga sõitma õppinud. Ja, see on tema jaoks ka tegelikult koduteed. Tal on koduteedele väga lähedal, jah, esimene päev, kus seal siis toimub, siis tema on sealt nii-öelda Brevigi metsades vist nii-öelda alustas seal esivedustega sõitmist ja seal on ta nagu rohkem nii-öelda harjutanud seda nii-öelda rallisõitu ja rohkem. Inglismaale ta mõneks ajaks kolis ja sealt on nagu tulnud. Lisaks Mikkelsenile tegelikult see oli eelmine aasta ka üsna kiire, aga viimased rallid on alati nagu näidanud, et ta ei saa ennast alguses nagu käima. Ja lõpuks teise päeva lõpuks ja kolmandaks päevaks on kutt nagu väga heas tempos. Siis Inglismaal ta peab ennast kuidagi kokku võtma, et esimesel päeval kohe sõitma saaks, siis ta on võib-olla väga suur favoriit. Aga no, lisaks Andresel on tegelikult tagasi ka Craig Breen, kes on siis peaaegu Walesist pärit. Ka inglane räägib sama keelt ja tegelikult eelmine aasta ta oli ka ta väga nobe. Vähe keerulisemat keelt, kui inglased räägivad. Natuke keerulisemat keel. Natukene. Natukene. Aga nobe on ta ikkagi jätkuvalt. Nobe on ta.
Me läheme vaatame, kui nobedad oleme meie rajal. Me teeme esimese põgusa tutvuse selle auto 24 ringiga. Karl siis mentor ja mina õpipoiss. See, mis nüüd kohe lahti läheb, ei ole kindlasti mitte ralli, aga tegemist on ringraja sõiduga ja Karl saab siis enda käsutusse Toyota. Ma loodan, et ta jätab selle terveks ja et siis saan mina ka proovida. Ja esimene ülesanne meil mõlemal siis sõita külmast peast ära 3 ringi ja vaatame, milline see aeg siis on. Karl teab juba, et selle Toyotaga siin ringrajal on sõidetud 1.33. Ära kohe hulluks mine. No natukene. Sa pole sõitnud sellega siin? Mina olen täpselt samamoodi esimest korda selle autoga siin ringrajal. Aga sa ringraja peal siin oled sõitnud mitu korda erinevate asjadega? Jah. Ma olen sõitnud siin Hondaga, Hyundaiga, Subaruga ja Bemiga. Ja vana ringrajal vormeliga. Mine nüüd Toyotaga ja loodame, et ikkagi nagu tuleb vähemalt selle katse lõpuni. Ja. Peab tulema. Eku on korras. Anna minna! No ei ole väga rahul. Ja mis see ikka? Kiiver oli peas, ongi kinni, jah? Esimesed 3 ringi on siis tehtud minu elu esimesed sellel rajal ja minu aeg siis suurepärane 2.01, mis on tõesti väga kiire aeg, aga on kiiremaid mehi. Ja Karl sõitis 1.37-ga. Ehk siis, kui me oleme nüüd selle rajakaardi juures, siis kust kõige rohkem võita ja kust kõige rohkem kaotada selle rajal saab? No, kui sa pead ennast nagu raja eksperdiks. Ma ekspert kindlasti sellel rajal ei ole, aga ma esmalt küsiks selle peale, et mis sa tundsid üldse, et mida sa tegid hästi või mis sa halvasti, kas sa ise... Ei, ma ei teinud hästi mitte midagi. Ma saan aru, et ma tegelikult isegi ilma sinu nii-öelda jututa, kui ma ise läheksin sõitma, ma arvan, ma sõidaks järgmise 3 ringiga raudselt alla 2 minuti. Siin ei ole küsimust. Seda kindlasti. Aga kohe, et kas sul on midagi, mis sulle endale nii-öelda häiris või midagi, mis sulle kohe nii-öelda... Ei, nüüd häiris see, et ma lihtsalt nii jõudselt kartsin nendesse kurvidesse minna, et ma ei saanud aru, millal see auto seisma jääb. Selge. Eks need on sellised väiksed tähelepanelikud, aga ütleme nii, et kõige paremini võidab tegelikult selles osas siin, et kui meil on sirge ja boks on siin, et see kurv, ta on selline ebamugav täpselt vastu seina, et pärast nii-öelda stardijoonest sa tuled siit võimalikult väljast nii-öelda nagu trajektoori mõistes ja siis pärast seda hakkad õrnalt sisse kalduma, et sa oleks lõpuks siin sees, et siis selles nurgas sa peaks pidurdama, et sa pidurdad otse nagu siia kinni ennast, sellesse nurka. Ja siit sa siis kiirendad täpselt, kuna see auto on natukene aeglasem, siis sul seda täisruumi vaja ei ole, hoiad seda sisejoont siin kõik, kuni sa jõuad siiani. Siis sellel on see pidurdamishetk, kus see natukene ehmatab ära, aga tegelikult on põld on nii palju, et kui läheb pikaks, siis läheb pikaks. Küll teiselt poolt välja tuleb, selles murret ei ole. Rooli ära lihtsalt kunagi sellele poole keere, kus katus võiks tulla. Aga siin on ka, see nurk on tegelikult keeruline, ta on selline nagu kaussias, nagu trekk.
et tegelikult on autol täpselt samamoodi, et sa mitte, et sa ei vajuta tugevalt gaasi või pidurit, vaid sa otsid seda nii-öelda pidamist, täpselt õiget pidamist ja sa lased sinna üles treki peale ka, et sa jõuaksid siia T8-sse alla nagu sisse tagasi. Ja siis, kui nad on siuke nagu topeltkurv ka, et see lõpp keerab uuesti nagu peale, siis tegelikult, kui sa sellest hetkest kiirendama siin hakkad, siis ei teki enam üldse küsimust, et see auto ilusti hoiab joones ära ja siia kiirendad siin ära. Nüüd. No mul oligi endal küsimus kõige rohkem see, et kui ma lähen siit T9-st välja, et kas ma selle pika osa, et tegelikult ma võin siit lasta ikkagi nagu täiesti nagu julgelt läbi, et ma ei pea seal nagu pidurit tampima, aga ma tampisin seda. See on kõige suurem oot. Just. Mida kiiremaks autod lähevad, seda ebamugavamaks see kurv ka läheb. Soomlastel ralli mõistes, nemad nimetavad seda natukene hämaks. Häme tähendab siis seda, et see kurv tundub lauge, aga kui sa sinna minema hakkad, kui sa liiga vara lähed, ta petab ära su. Aga see läheb kõik siit otsast siiani flatis. Isegi minul? Isegi sinul. No vaatame seda. No, see läheb päris mitme autoga veel pärast seda autot läheb ka veel flatis. Need on siuke kolmas käik, siin on ka, ütleme, et kas tahad panna teist, tegelikult läheb kolmandaga enam-vähem läbi. Need on lihtsalt pidurdamismomendid, aga seda me vaatame rajal sinuga koos. Selge. Ühesõnaga, ka siin on siis pidur ikkagi kiiruse surm. Ja libismine. Nüüd me läheme tagasi rallistuudiosse, räägime rallijuttu ja siis uuesti rajale. Eesmärk alla 2 minuti, aga esmalt ma istun siis pärast rallijuttu Karli kõrvale ja vaatan, kuidas Karl seda asja siis läbi sõidab. Tagasi oleme meie korraks rajalt, et jätkata jutte Walesi ralli teemadel ja me eeldame, et tuleb ikkagi ralli, mis on Walesile kohane, see on mudane, see on porine, vihma sajab. Kui erinev see on nüüd kõikidest teistest MM-kalendris olevatest rallidest? Ta ikkagi on tunduvalt teistsugune. No ta on aastatega natukene lihtsamaks läinud, et kunagi oli selline lugu, et sa 2010-11, kui ma sõitsin, siis sa alustasid Lõuna-Walesist, Cardiffist ja sa vahepeal pidid Llandunnos sõitma, mis on ikkagi 450 kilomeetrit ülesõitu autoga. 450? 450. Et siis seal legendi kirjutamised, see nädalane protsess, mida sa reaalselt tegid tööd selle jaoks, oli nagu mega rõvedalt pikk ja lõpuks sa elasid ka läbi kohvri. Ma isegi nagu ralliautosse võitsid vahepeal tellis kohvrit nagu hambaid pesta järgmises kohas. Ja nagu hommikul andsid servisesse ära ja õhtul tulid servisesse, võtsid jälle kohvri ja läksid uude hotelli. Et siuke nagu majandamist oli nagu kõvasti. Nüüdseks on see kokku tõmmatud Cardiffisse, me enam ei satu, mis oli kunagi algupäraselt oli see nagu loomulik see stardikoht. Nüüd on üleval just nagu Liverpooli külje all, kus on ka see aasta siis tegelikult linnakatse. Ja ütleme, et kogu see struktuuri kokku panna, et see Wales on nii pikk, see on juba sügisaeg, päike läheb varakult loo ja vihme sajab. No, tee mõistes ei ole kõige hullem, see viht teeb isegi vahepeal nagu mõnda sektsiooni paremaks. Küll, aga siis, kui sul terve see auto on muda täis, siis see nagu lõpuks on nagu tüütu, et kui sa pead midagi veel parandama ka minema, siis see tuleb nagu täielik käkk tagasi sinna autosse. Et lõpuks pestakse kõik istmeid ja kõik asju, et see tuleb nagu puhtaks saada. Et see, kõige hullem võib-olla on see, et vahepeal lihtsalt ei näe midagi. Kui udu tuleb, vihma sajab, küljeklaasid on kõik mudased, siis sa ei näegi midagi ja lihtsalt palvetad, et kurv on õiges kohas ja on mul endalgi juhtunud seda, et ma lihtsalt ühes korras ei näinud, et lihtsalt ei näinudki kordagi, et post on sisekurvis ja pimedas ka veel. Läks pihta ja sinna ma jäin. Ehk et tulemegi selle juurde kõigepealt see sama mudased teed, et küljeaknad reeglina, seal palju seal ikka välja vaatad, aga tegelikult rallisõitjale on vaja võimalikult suurt nägemisraadiust ja kui sul küljeaknad on täiesti mudased, pasased, siis see mõjutab. No võimalikult suurt, jah. Teistpidi sa pead olema pigem võimalikult kontsentreeritud, sa pead nägema kaugele, sellest on raja peal ka nagu räägitud. Aga seal on pigem on see, et sul on kindel nagu siht, mida sa näed, et sa näed A-piilarist ka natukene nii-öelda kuni sellist 30-50 senti, et sa päris külje peale nii või näe, et sul jääb endal nagu istme kõrvad ette, et sul seda ei ole vaja ka nagu näha. Aga vanast B-rühma ajast on nagu ka öeldud ja räägitud, et siis sa tead, et sa tulid katse mega kiiresti, kui sa katse lõppu tuled ja külje ja klaasi peal on sitikad, et siis on nagu hoogond kõva. Tänapäevaks ikkagi nii-öelda kesktihvrid asjad on andnud rohkem võimalust, et sa sõidaksid sirgemini, et seda vanade WRC autodega, kus oli nagu mehaaniline tihver vahel ja 50-50 ees ja taga, et see oli võib-olla natukene rohkem külge ees sõitmise vastu, et see kõik mängivad oma rolli, aga see vaateviht, et lõpuks sa tegelikult kasutad nii palju selga ja nii-öelda tagumikku, et aru saada, kus su auto tagumik on ja see, mis on nagu nina, et kui nina on õiges suunas, et siis läheb gaasile ja on täpselt minek. Nüüd, kui me rääkisime juba päris
saate alguses teemast kaal, autokaal, kuidas kõik hoiavad seda nii-öelda miinimumi lähedal, mismoodi võimalik on, siis Walesi teedel auto võtab sellisel, ütleme, 30-40 kilomeetrisel katsel endaga kaasa stardist finišini, ikka 10 kilo siit muda. On see nii, paneme täitsa mööda või mitte, et see kilogrammide kaalu vahe võib olla 3-40 kilo. See võib olla täitsa 3-40 kilo. Kõik, mis auto peale kokku, ühes koopas sa võid leida 5-10 kilo. See on lihtsalt, oleneb ka sellest katsest, sellest viimastikust, kõikidest asjadest. Aga autodes kaasas on pahtlilabidad ja köögilabidad ja kõik asjad, et sa saaksid vahepeal nagu üle sõitidel, et sa istud ümber auto, käid nagu tühjendamas. Et siis jäävad ikka korralikult sellised suured muda nagu loigud nagu maha. Ja selle peale, kui sa autoga kaalu peale lähed nagu modell, siis sa nagu saad selgesti aru, et nüüd auto oli päris palju ülekaalus, et selle peale me nagu saate alguses rääksime, mida vähem sa sinna asju kaasa võtad, seda nagu kergemana sa tagasi ka nagu tuled, et see kõik nagu iga kilo mängib oma rolli ja Türgi juurde tagasi tulles siis viimast katset sõitis Ott ju täitsa ilma tagavara rehvita. Viimast päeva sellisel juhul. Ja see siis andis ka selle võimalus, et kuidas on sul auto homologeeritud. Kas ta on homologeeritud tagavararattaga või ilma. Üldjuhul vist ma nagu 100% nüüd seda reeglit ei tea, aga seal oli mingi lugu see, et isegi kui sul tagavararatast ei ole, et siis sa pead panema sinna kas nagu pitsalõikuri või mingi asi sul peab tegelikult autoga loomulikult nagu kaasas olema. Et mis seal kasutati, ma ei tea, võib-olla ei pidanudki kasutama. Kuidas need reeglid nagu lõpuni praegu WRCs on, seda ma ei tea, aga seda ma ei oskan küll öelda, et kui ikkagi sõit käib tipu ja esimese koha peale, et siis lõpuks lähed välja reaalselt nagu mina kunagi läksidki ilma püstolita, varuosadeta ainult rist oli igaks juhuks, et kui mingi panksur peaks juhtuma, aga auto oli täiesti tühi ja tühja autoga on väga mõnus sõita. On kindlasti, aga ma saan aru, et Walesis ilma pahtlilabidata või see peab kindlasti kaasas olema. See peab kaasas olema. Kui palju see autosõitu nagu seadistuse mõttes mõjutab, kui sa alustad, ütleme, katset ja katse lõpus on see auto sul 40 kilo raskem, see peab mingi jälje jätma? Ta jätab kõige suurem jälg pidurdamisele, et siis pidurdusmaad lähevad järjest pikemaks. Et sa nagu ei saa kohe seisma, et kui sa oled nagu kindlas mindsetis, mis tänapäeval on ühtepidi on ka nagu ohtlik, kui sa vaatad hästi palju katsete videos ja õpid pähe, et sellel korral ma näiteks pidurdasin siin, oli tee kuiv, nüüd sa tuled nagu halva teega, mäletad, ma selle puu juures hüppasin piduritele, siis nagu kui sul on auto nagu 40-50 kilo raskem ja nagu libedam ka, et siis lihtsalt see pidurdusmaa võib nii palju pikem olla. Eelmine aasta oli ka, et ikkagi vahepeal tuled mõnest aias saba ees läbi ja korra puutud saba või kraavi ja läheb edasi, aga need on kõik tegelikult väga-väga õnnelikud juhused. Ja see kaal, eks sa pead seda mingis hetkes kompenseerima, kas sa nagu tõstad auto kõrgus siis nagu katsete vahel spanneritega mõned millimeetrid kõrgemaks või siis sa keerad just amortidest natukene jäigemaks selle peale. Aga sa pead ise kõigeks seda just trackima ka, et mida sa oled teinud, kuna sa oled teinud, et näiteks kui sa auto puhtaks tagasi teed, et siis sa võiksid tagasi minna ja Walesi teedel pidamise kohad on millised, kus auto pidamist leiab? Üldjuhul alati kraavist. No kraavist kindlasti, see on igal rallil nii, aga kui sa ikkagi proovid tee peal sõita? Meil siis ikkagi alati on üks kindel reegel, et joones on alati puhas joon, et sellele klibu peal, et sa alati pead ikkagi nina hoidma joones, ja saba ka tegelikult on hea hoida samas joones. Aga veel siis pidamise mõistes seda, ütleme nüüd, et sa pead ikkagi hästi palju teed lugema ka. Nüüd natukene ralli varasemaks tõstetud, et lehti nii palju veel langenud ei ole, muidu on ka see lehtede küsimus, et kui lehed kukuvad maha muda sisse, siis neil tekib ka nagu piisavalt pinda, et nad hakkavad rohkem libisema, et nad tasub ka neid kohti vältida, et see on nagu konstantne töö, mida sa tegelikult silmadega ja ajuga pead läbi viima selle suurte kiiruste pealt, et kus võiks olla rohkem pidamist, kus vähem ja kus ma pean olema tähelepanelikum ja kus ma saaksin võib-olla rohkem sõita. See ongi selle ralli üks võlu, et sa kunagi ei tea, mis sind teise pool kurvi ootab. Ja aga õnneks on nagu legendi kirjutamised, mis annavad selle võimaluse, et sa näed, et siin sa jõuad puude alla, et kui vihma tekib, siis kui sa videosi kontrollid, et siis sa pead ka seda meeles hoidma. Näiteks, et kui ilmateada homme näitab, et tuleb mingit vihma, et siis sa pead võtma selle taha, et siin tuleb nagu puude vaheline lõik, et see arvatavasti kuna vihm hakkab tulema, et kas ta on meil kuiv või selleks hetkeks, kui igal pool mujal on kuiv, siis seal võib olla just märg ja libe. Oti jäljes sõitmise mitte võimalikuks tegemisest või ütleme nii, et Oti jäljes sõitmise jutte me hakkame ilmselt siis kuulma, et selle mehe jäljes pole võimalik sõita, kuna Ott jääb jäljed ette. Jah. Ehk seda me kuuleme niikuinii. Ja seda on igalt poolt kuulnud. Üks vingub, et ta peab teed puhastama ja teine vingub, et ma ei saa sükses jäljes sõita ja eks see on ka omamoodi võib-olla taktika, mida sa pead läbi, kuidas sa kõige kiirem ajal nagu leiad selles omas tingimustes,
Et seda oleme palju Sebastian Ogieri pealt näinud, et ta tulebki vahepeal esimesena mingi imeliku joonega, et siis teistel vendadel taga oleks ka libe. Ehk et ta teeb seda meelega. Ja. Katsed ise sellel aastal Walesis liiga palju ei erine sellest, mida me nägime eelmisel aastal, mida me nägime üle-eelmisel aastal. Ehk see on Eestile nagu tuttav, et seal on nipet-näpet midagi muudetud, aga põhimõtteliselt kõik on tuttav neile. Põhimõtteliselt on kõik katsed 2015, 16, 17 ja 18 aastatest. Ja need katsed tegelikult ajalooliselt lähevad veel sinna 2000 alguseni, et need on Müherini, Diffnant ja Diffit, seda on sõidetud aastaid ja aastaid ja need on need katsed, mis on seal täpselt Kesk-Walesis, jõuavad üleval mägedesse tuulikute vahel, seal võib näha nii udu, vihma, kõik asju, et seal ühe katse võib näha ka 3 hooaega põhimõtteliselt. Ja ütleme, et ainukesed muudatused ongi vist see, et on linnakatsed, on uued ja Liverpool on kindlasti uus ja üks asfaltikatse oli kuskil uus ja viimane katse, mis on siis Londonnos Great Orme, et see on ka lühendatud versiooniga ja nii-öelda lõpeb vist siis samamoodi sinna poodiumi ette, et saaks kohe selle autosustamise ära teha, et suuri muutusi seal ei ole. Ja see katse, mis eelmine aasta Oti põhjakaitse kaasa viis autol, see on alles. Seda tasub kindlasti vaadata ja mõelda, et kuidas oli võimalik sinna see põhjakaitse jätta. No ütleme, et sinna sellel samal hüppel, seal on aastaid on see selline imelik hüpe. Ühtepidi seal tekib vahepeal auk, siis on seda täidetud, vist oleneb ka, kuidas seda täidetakse. Siis üks aasta seal ikkagi, kes keegi pani üle katuse, üle nina, lihtsalt, et nina jäi kinni samamoodi nagu Otil lihtsalt tõmbas põhjakaitsme ära. Siis minul oli vist läks esiklaas kunagi puruks seal samas. Seal hüppe peal? Ma arvan, et see oli see sama hüpe, minust ma õigesti mäletan ka. Ehk et see paugutab kõvasti. Me läheme korra, paugutame veel kord rajal ja vaatame, kas meie ringiajad lähevad paremaks või mitte. Rihmad peale. Rihmad peale, jah. Kiivrid peas, ringrajal väga oluline. Sa võtad kontrollid maha, jah? Sul olid ka maas? Olid või? Jah. No. Nii, esmalt, nagu ma ennem korra mainisin, siin vaateväli on täpselt see, et kõikide meie mure on see, et me vaatame auto ette. Me tahame näha, kus on meie nina. Nii. Tegelikult on see, et kui sa sõitma hakkad, teed endale auto nii-öelda selgroole selgeks. Siis sa enam-vähem tead, kus ta käitub. Kui sa keerad rooli, siis sa tunnetad, kus kohas sul see ratas nii-öelda tekib suurem hõõrdumine selle asfaltiga. Et sa teed endale tegelikult ka nina nagu selgeks natukene. Ja rallikaga, kui sa nagu metsa vahel teed, siis sa nagu teed endale slaidimist ja kõik asju selgeks. See on nii-öelda esmane pilt tegelikult, kui sa sõitma hakkad. See on iga autoga. Kui sa tahad nagu head, mugavat tunnet, siis lihtsalt korra väntsuta teda. Siis sa jõuad nagu õigesse punkti. Sa ikkagi lähed juba rajale peale suhteliselt jõuliselt. Sa lähed ikka rajale peale juba suhteliselt jõuliselt. No ikka, sott on sees juba. Sott on juba sees, rajale minnes. Sa lähed siit täitsa äärest, jah? Täitsa äärest, siit hoiad äärmist joont sisse. Ja siit pärast sotti paned pidurit tugevalt, käiguled alla ja lendad peale. Siis siit lased üles mäe otsa. Hoiad rooli ühtlaselt. Ja tuled siia torbiku juurde tagasi ja siis paned gaasi põhja. Kõigaga hoiad rooli, et ei tee selliseid väntsutavaid liigutusi. See ajab auto nagu füüsikalise käitumise ajab ta sassi. Ja siit paned flätti, jah? Ja siit läheb flätti. Ratast nagu väga peale ei tasu panna, siis ta tekitab jälle nii-öelda keres mingeid ebakõlasi. Ja siin enne 50 natukene üks käik alla ja kurvi sisenemisest oota. Ei pea minema gaasiga, pidurdamisega, et ringrajal saad ühe jalaga väga hästi hakkama. Siin käiku pole vaja vahetada. Pidurdad sellesse kurvi sisse, vaikselt gaasiga kiirendad välja, otsid seda õiget pidamist ja siin täpselt samamoodi siis, et kui jõuad selleni, teed tugeva pidurduse ja pikalt ootad, kuni lõpuks saad minna täis gaasi peale. Siin on ka siuke 50 peal teed korra kõksu, keerad ära ja hakkad kiirendama. Siis tuleb kolmas, kogud kiirus ära, vajud sisse siit pikalt ja ootad seda lõppu. Nii kui kurvi näed, võid põhimõtteliselt pidurdada, aga siis üldjuhul see on alati vara. Ja see on siuke vanama, aeglaselt lähed, nüüd ma sain põhja täis gaasile minna ja ma tulen siia sisse poole tagasi kohe. Oi, käigu vahetus läks. Hiljaks jäi. Otsid ikkagi siuke 7000 pööret. 7 käik läheb. Ta on natukene aeglane kast. Sa pidurdad ikka väga hilja tegelikult.
Jaa, päris hilja saad sa minna. Väga hilja. Siin see kurv ise mängib sind kaugemale. Hilja, tugevalt, konkreetselt, nina maha ja siis sa saad selle jõu enda rataste peale ja siis sa saad edasi minna. Ja siin väga oluline on teha tegelikult vähe liigutusi rooliga, et sa väga palju nagu ei mängiks selle autoga. Siin ei taha see üldse seisma jääda. No oleme ausad, see sõit on sulle ikka nagu täiesti teine maailm, mida ma sõidan. Absoluutne teine maailm. Absoluutne teine maailm. No ma olen seda võib-olla natuke kauem teinud kui sina. Ja see ma räägin, aga see vahe on nagu nii kardinaalne, see on nagu täiesti lausõnad tegelikult. No ma isegi kujutaks ette, et ma võiks niimoodi sõita. Ma isegi ei kujuta ette, no tegelikult ka. See ei ole üldse mingisugune nii-öelda, et ma nüüd nagu kiidan või olen, aga ma ei arvanud üldse, et sa nagu nii hilistes kohtades ja sa raiud seda pidurit nagu korra ja järsku on ju. Ja. Noh, ma olen harjunud linnaliikluse, kus ma pidurdan nagu pikalt ja rahulikult ja värk ja sa paned raks ja sul juba on külg ees on ju. Aga see linnaliikluses see tegelikult see aeglane piduri kasutamine, see on autodele pidurite surm. Ei no ju ta on. Sellepärast, et need pidurid, sa lihtsalt ei kasuta neid. See ongi kõige hullem autole, kui auto seisab, siis ta läheb kõige rohkem katki. Tegelikult auto mitte kasutamine on täpselt samamoodi, talle mitte loomulik. Aga siin on samamoodi, minu jaoks auto ei jää üldse seisma. Ja kui pidurit kasutad, siis tunned, kuidas tal ABS-i sensorid hakkavad toimima erinevatest nurkadest, laseb vahepeal lahti, et siis see auto ussitab nagu pidurdusmaal, et ta tegelikult võistlusautod või on väga palju konkreetsemad, jäigemad, tugevamad, väga palju mõnusamad. No nii. Nii. Pingutame rihma ära. See on, mida veel tead, legendi, kui kirjutatakse, vaata. Tõmbad rihma peale, tõmbad pingule ja siis tõmbad selle ära. Ühe lõksu ära, et siis üle selle ta väga ei tohiks minna, et siis sa oled nagu tugevamalt kinni. Võta kätega natukene altpoolt kinni, nagu sellest tsentrist. Sa kunagi ei pea rooli praegu selle ringal eriti üle keerama, aga siis sul on parem tunnetus. Gaasile õrnalt juba, ava rooli, läheb. Ma siit lähen ikka piduriga, rahu. Jaa. Mine, põhja, läks. Hoia. Põhjas. Vasakut joont, pärast 100. Tugev pidurdus. Enne 50. Ei, veel. Ei, vara. Nüüd lase juba lahti. Keera. Ja, gaasi õrnalt. Teisele poole. Õrnalt hoia gaasi. Lase üles poole välja. Muidu sa pood endale selle kurvi liiga kinni. Ja nüüd mine gaasile. Põhja, hoia välimist joont ka, et sa sõidaksid võimalikult laiaks endale asjad. Flatti või? Ja flatis. Mine vabandust. Mine. Gaas. Nii, lase pidur lahti ja gaas. Gaas. Hoia siin ääres. Pidur. Lase pidur lahti. Hoia, ära gaasi pane. Keera. Gaasi lõrnalt. Ja põhja. Väga hästi. Nüüd selle nuka peal pidur. Nii, väga hästi. Hoia. Ja hoia. Õrnalt gaasi. Hästi õrnalt. Ja nüüd põhja. Lase välja. Enne 50 väike nõks. Keera. Ja läheb gaasi. Läheb. Hoia siin samas. Läheme siit otse. Nüüd hakkame vajume sisse. Natuke veel. Mine pekki, ma ei julge. Ja stopp. Ja veel stopp. Ja nüüd keera õrnalt gaasile. Ja mine juba. See, kui sa esimest korda lähed, sa lähed väga õigel ajal gaasile. Aga sa ise ei usalda ennast. Ei usalda, absoluutselt ei usalda. Nii, kas on kiirem kui enne või? No on raudselt on kiirem, aga... Nii, pärast 100 enne 50. Ja nüüd, lase lahti. Õrnalt gaasile. Lase üles välja. Ja nüüd keera peale. Keera. Lase gaasi. Põhja. Läheb.
Stopp. Ja keera. Ja nüüd me läheme maha ka. Ja. Täitsa äge raisk. Ei, muidugi nii on ikka äge sõita. Ei, vaata, siit see adrenaliin tulebki. Ei, muidugi. Vaata, see ongi see, ma ei julge. Selles mõttes, ma ju üldse ei tea, mis ta see, kuhu ta võib jääda või mis, aga siin praegu ikkagi see, mis ma esimene kord tegin ja praegu. Ma ikkagi mitte mingit piiri lähedale ka ju. Praegu see ju hoopis teine sõit. Ma arvan, ma tahan ringi küll näha. Ma arvan, et see oli kiirem küll. See oli ikka väga palju kiirem, ma arvan. Ja tead, mis veel? Vaata lihtsalt, kui soe siin autos on. On küll, jah. Tegelikult on. Ja me sõitsime 5 minutit mööda ringrada. Me isegi rapsi siin sees. Vaata, pidurid kärssavad. Pidurid kärssavad, jah? See on paha või? Ei ole. Ära peale tõmba. Muidu jäävad klotsid, jäävad kette külge kinni. Auto peab rahulikult seisma. Las ta natukene jahtub maha. Niisiis see õppetund, mida Karl mulle andis praegu hetkel kõrval, oli täiesti teistsugune kogemus, mida tõesti tegelikult on raske kirjeldada, sest et alati öeldakse, et kui äge. Ma parandasin praegu ringi aega siis 17 sekundit. Lihtsalt sellega, et Karl korra näitas mulle kaardi peal ja korra istus kõrvale ja ütles, kus pidurdada, kus mitte. 17 sekundit tuli ringi pealt alla, 1.44 tuli ring. Jah, väga tubli. Ikkagi kõva parandus. Väga kõva parandus. Aga eks see on tegelikult ka selle pealt seotud, et kui mind ei oleks seal autos olnud, ma oleks ainult kaarti näidanud, siis sa ei oleks neid liigutusi läbi teinud, mida sa autos tegid. Absoluutselt mitte. Kõige lihtsam asi, see sama tagapikk sirge. Ma poleks elu sees lõpuni peal hoidnud, nii-öelda gaasi põhjas. Ma oleks ikkagi, kui mitte pidurdanud, ma oleks ikkagi võtnud nagu jala ülesse. Aga sa keelasid mu seda teha ja see oli ikka päris raju koht ka tegelikult. Minu jaoks oli. No, ta on ebamugav igas etapis, isegi kui sa sõidad ükstapuha mingi teise autoga. Nagu ma ütlesin, et ta on häma. Ta petab alati, inimesed kipuvad liiga vara minema ja siis jääb kurvi lõpp nagu natukene teravaks, aga sellegi poolest väga tubli sõit ja mulle meeldib kõige rohkem, et sa kuulasid sõna. Jaa, et ma ikkagi ei teinud ise tegevust. Ise tegevust ei teinud. Kui ma ütlesin, et läks, siis see läks. Ja kui ma ütlesin pidur, siis me üldjuhul alati pidurdasin varem. Natukene varem ikka. Kuule, aga nüüd me läheme vaatame selle sinu aja siis ka üle. 1.37 sa sõitsid, 1.34 on selle autoga siin sõidetud. Lähme vaatame, kas me saame alla 1.37. Jätame selle 1.34 praegu, viskame peast välja. Jah, ma proovin. Proovime. Tagasi korra veel siin stuudios, ennem kui me läheme korra veel raja peale, aga mõtleme nüüd natukene selle Walesi ralli peale päevade kaupa. Mis päeval on kõige parem, kui me vaatame neid katseid, me katsete iseloomu, me täna veel ilma ei tea. Mis päeval on kõige parem rünnata või mis päeval vahet sisse tehakse? Ma arvan, et esimene päev sa pead kohe ikkagi sõitma hakkama. Reedene päev? Reedene päev, sest kui sa seal jääd kohe magama, siis sa võid kukkuda lõpuks ja sa pead teine päev ka eest ikkagi minema. Kohe alguses pead, ma arvan, et kõik ründavad kohe alguses, kes võib-olla ründab paremini, kes natuke halvemini, kes saab kiiremini käima ja kes võib-olla rohkem kontrollib seda nii-öelda ümbruskonda. Selle peale ikkagi esimesel päeval on ka ikkagi piisavalt häid ja maasikaid katsed. 10-15 sekundiline edu tegelikult teiseks päevaks on piisavalt turvaline. See 10-15 sekundi, see on ikkagi kiire ralli. See on ikkagi päris suur vahe. See on suur vahe juba, sest meenutame eelmist aastat, kui Ott põhimõtteliselt oleks sõita käsi aknast väljas kruisi peal 48 sekundit vist oli see edu, kui ta selle katkestas. Ta oli selle ralli nii kindlalt võitud, üldse võimalik ja kõik ahetasid, et kuidas see vahe saab nii suur olla rallil, kus tegelikult sõidetakse ülejäänud sõidavad kõik sekundisse. Eks see 10 sekundit esimese päeva lõpuks see tagaks ikka väga palju juba. No see on jah, see juba on natukene, nagu vaimselt on ka see juba, et sa korra põksad, et homme siis on sinu korda, anna minna. Et siis teised lähevad juba rohkem pingesse ja peavad tõestama, et Ogieril on samamoodi, et Newville'il on võib-olla kõige keerulisem olukord. Tema tuleb samamoodi lennukest maha, nagu Ogier läks Türki, et mul ei ole midagi. Ma tulen võitma, ma pean powerit võtma ka maksimumi. No elu näidanud, et Newville ikkagi ei pea sellele pingele vastu. Ta ei pea vastu, midagi teha ei ole. Kuidagi nagu ei pea, jah, aga... Ja aastast aastasse me räägime, et kuidas tal hakkab hooaeg nii-öelda teises pooles kukkuma. Ja kukkub ja jätkuvalt. Siuke nagu lame Muunamägi. Just. Ja kukkubki ära. No ikkagi ootame seda pinget. Tegelikult võiks ikkagi kõik 3 enda minna Austraaliasse niimoodi, et Ott peaks lihtsalt 10. tulema 1 punktiga. Aga kõik on võimalik. Selle peale Newville ma usun ka, et ta ikka annab endast kõik ja ta näeb selle nimel kõvasti vaeva ja tegelikult ei saa öelda, et ta kehvasti sõidab. Ta ikka sõidab väga hästi ka. Me rääkisime siin Mikkelsonist, me rääkisime Evansist, me rääkisime Priinist. Kas sellest kolmikust keegi,
pühapäeval poodiumil võiks olla? No kui tippsõitjad tulevad, kõik sõitjad tulevad nagu finišisse ilma muredeta, siis ma arvan, et nendele suurt sõna sekka ei ole öelda. Et võib-olla Mikkelsen, Priin, aga noh, see ongi see, et kui kellegi ees midagi juhtub, eelmine aasta näitas ka väga hästi välja, et 3 sõitjat olid ees ja siis tuli nii-öelda teised järgi. Jari-Matti Latvala on, ma arvan, sellel hea käpp. Eelmine aasta ta kaotas napilt selle ralli. Aga see oli ka sellepärast, et Ott kukkus minutiga eest ära, et siis tema läks nagu Ogieriga võitlema. Lõpptulemus ei olnud temale kõige nagu parem, aga noh, poodium sellegi poolest ja Wales on selline natukene laiem ja kiirem ralli, mis sobib võib-olla Jari-Mati sõidustiilile, et suke kuljetab. Evansi tagasitulek, kui lihtne või raske see sõitjale on? Noh, ma saan aru, et vaimselt tahan tulla kõik värgid särgid, aga lõpuks, kui ta sinna sisse istub, rihmad kinni lähevad, siis kui palju see sööb? No, ta ei ole nii kaua eemal olnud, see on ainult nagu mõned kuud, 3 kuud äkki. Ma selle peale, kui sa oled pool aastat või aasta eemal olnud ja lõpuks saad sinna autosse ja see, kuidas see kiirendab seisma ja pidurdab, millised jõud seal G-jõud asjad sees on ja tegelikult nagu silmades ja kätes ja seljas on kogu see refleks olemas, et siis, kui sa katse lõppu tuled ja käed värisevad, siis on nagu hästi. Aga ka siin viimasel rallil vist või keegi ütles, et mingi hetke pealt, et ikka pole ammu seda tundnud, et käed värisevad, et siin ma andsin kõike. Et selle peale kindlasti esimestel testides on tal mõnus värin sees, aga see on selline sööv adrenaliin, et see midagi hullu ei ole ja ma usun, et ta tuleb väga-väga tugevalt tagasi, sest ta Inglismaa on ju võitnud ka. Absoluutselt, nii see on. Niisiis, me läheme rajale ja teeme need lõpuajad ka nüüd ikkagi selgeks. Kurat, isegi kumm vilises vahepeal. Muidugi. Vaata, meil on veerand paaki kära sõitnud. Ja täis oli täitsa. Vaata, tegelikult ikka kulub robustselt kiiresti. Nii. No nii. Vaata, mis ma siis teha saan. Vaata, et sa nüüd pahandust ei tee. Ma proovin. Ready. Nii. Spordi peale ka ikka. Ikka ujub raisk. Ikka ujub jah veits praegu. Pidurid on ka veits pehmed. On pehmed ikka, jah. Aga ei ole, neid palju pole vaja ju. Nii. Ei oleks tohtinud. Lasid meelega või? Ikka näits funni ka. Näits funni ka ikka. No nii, me saime selle aja ja 100 kilo ballasti oli kaasas, me oleme rääkinud, et kui tähtsad on kilod. Ehk siis mina oma 95 kiloga hetkel istusin kõrval ja Karl parandas oma aega 1.37.0. Pool sekundit parandasid. Sa lasid selles viimases stardisirgele välja tulles kurvis ka külje ette meelega. No, ma kandsin rohkem hoogu ja lasin auto väikse nurga alla, et väikest naudingut ka saada sellest. Rinka ei ole mul selle südame lähedane täpselt sellepärast, et ma ei saa nii teha. See on ajakaotus. Aga veel kord, kui te kuskilt saate sellel mehel jopest kinni, siis paluge, et las ta tuleb, kes üldse kunagi pole siin sõitnud ja proovige ise alguses oma mõistusega ja siis see, mismoodi Karl ütleb, kus pidurdada, kus gaasi anda. Vahed on kardinaalsed ja kaif tuleb kiirelt sisse. Tuleb. Kaif tuleb väga kiirelt. Tuleb kiirelt. Jaa, on seda positiivset emotsiooni näha. Aga eks ka siin auto 24 ringil on tegelikult inimesi, kes aitavad ja õpetavad, et kunagi ei tasu öelda õpetajale ei. Alguses, teadab, et ajaloost on seda võetud, et algus on õpetaja, ei tea kes ja 10 aastat hiljem mõtled tagasi, et see mees ütles mulle sellel päeval täpselt seda sama asja. Kurat oleks võinud kuulata. Ja veel kord, ärge kihutage tänavatel, vaid tulge siia auto 24 ringile ja te saate oma kaifi siin ringil kätte nii, et keegi teilt lube ära ei võta. Siia tasub tõesti proovima tulla. Mina sain täna kaifi kätte. Ja nüüd hakkame kaifima varsti Walesi rallit, kus ilmselgelt on mida oodata. Tehke oma panused esikolmiku peale ja vaadake, kas läheb täppi või mitte. 1.37 Karl, 1.44 täna mina. Sõitke siia vahele
siinsamas Auto24 ringil. Kohtumiseni. Esimese läbimise peale lihtsalt tahan öelda, Kalev oli 7,5 sekundit kilomeetril aeglasem. Aga parandas 6 sekundit kilomeetril. Pärast olin kiirem. Jah, väga tubli. Hea tee. Okei, aitäh sulle. Ciao.